Tere! Mina olen Marko ja räägin sildistamisest kui demagoogiavõttest. Mingite siltide abil kogetava korrastamine toimub pidevalt ja paratamatult, automaatselt. Ja ka siltide kasutamine enese väljendamisel, ka seda ei saa vältida. Mis muudab sildistamise demagoogiaks, on just nimelt siis siltide tugevus ja emotsionaalsus ja püüd siis selle sildi kasutamise või omistamise abil seostada mingit inimest, gruppi, olukorda, sageli siis just negatiivsega. Ja sildistamine avaldub sageli just konfliktides. Kui põlvkondade vahelises konfliktis kasutatakse mõisteid lumehelbeke või teiselt poolt onu Heino, siis need on selgelt väga tugevalt laetud mõisted. Samamoodi võib ühe inimese kohta kasutada radikaalselt erinevaid mõisteid. Kas me nimetame inimest vabadusvõitlejaks või terroristiks? Ja seda te näete ka uudistes ja avalikus kommunikatsioonis tegelikult palju. Kuidas aga siltidega hakkama saada? See on omajagu keeruline, sest kui keegi ütleb sinu kohta või mainib, et sa oled nats, siis selline otsene ümberlükkamine, et ma ei ole nats, tähendab sildiga mõnes mõttes kaasaminekut ja võib hoopis seda silti kinnistada. Seega võimalusel võib ka sildist üle libiseda. Kui see aga võimalik ei tundu, siis tasub näiteks seda justkui avada või paluda nõuda inimeselt, et mida ta siis ikkagi peab silmas, kui ta nimetab inimesi natsideks. Ja kui ta kasutab neid silte rohkem, siis võib-olla isegi keskenduda mingile muule näitele ja näidata üldisemalt, kuidas selline siltide kasutamine ei ole korrektne. Samamoodi on tegelikult variandiks siis ka selle sildi tähenduse muutmine. Kui eelmise suure majanduskriisi ajal peaminister kasutas kriisi olukorras kuulsat fraasi, et kui see on kriis ja krahh, siis sellises kriisis ma elada tahangi. Et sellised fraasid just nimelt püüavad siis seda sildi ehk siis antud juhul kriisi mõistet kuidagi vähendada. Ja see võib olla variant, kuigi ka mitte tingimata väga hea. Tänapäevases tähelepanumajanduses kasutatakse emotsionaalseid silte palju, sest see tõmbab tähelepanu ja tõepoolest müüb. Me näeme seda poliitpopulismis, me näeme seda avalikes aruteludes. Ja sellist kommunikatiivset võitlust tasub ära tunda, tasub püüda läbi näha ja mitte siis kaasa minna nende siltidega, mis teile kleebitakse ja samas loomulikult ka ise mitte sildistada.